Adele, kas sa oled mõelnud, kelleks sa suurena tahad saada? Olen mõelnud küll, aga neid huvitavaid ameteid on nii palju, nüüd ma ei tea. Aga Jakob, sina? Võib-olla tuumafüüsikuks. Miks sa tahad selleks saada? Sest see tundub päris huvitav amet. Aga Hermin, kas sinul muidu on kõikidele küsimustele vastused? Ei, minul ei ole, aga ma on just palju küsimusi. Kuulge, aga kas Jumalal on üldse lemmikvärv? Üldse, kas Jumal peab magama? Või milleks on olemas üldse äike? Või kus Jumal elab? Mina arvan, et Jumal lemmikvärv on roheline. Nii et ta ei pea kunagi magama. Mina arvan, et taevas on äike sellepärast, et Jumal mängib seal bowlingut. Kuulge, äkki kirjutame enda rasked küsimused paberile ja küsime neid hiljem pastorilt. Tal on kindlasti ka kõige raskematele küsimustele vastused. Sel juhul mina kirjutan, kuidas saab keegi surnuist üles tõusta. Ja mina kirjutan, miks Jeesus pidi üldse surema. Ja mis meist saab, kui me ära surema? Mina kirjutan selle. Kas olete valmis? Jaa. Lähme siis. Huvitav, kas see pastor on ka sõbralik? On küll, ma tunnen teda juba väiksest saadik. Ei, kas te seda käiku olete varem näinud? Ei. Lähme vaatame, äkki on see lahti. Olete ikka kindlad, see tundub päris hirmus. Päris põnev. Mängin peitust. Jaa, mina loen esimesena. Lähme edasi. Äkki seal on midagi lahedat. Ma hakkan nüüd lugema. 1, 2, 3, 4, 5. Ma leidsin hea peiduka. Ma lähen edasi. 47, 48, 99, 100. Tulen. Ma arvan, et ma jään siia. Sa mind leidsid, lähme otsima Adele üles. Jaa, siin on tõesti päris hirmus. Lähme kähku koos otsima Adelega üles. Ja. Kaua ma pean juba ootama? Siin on päris hirmus. Ma lähen otsin nad ise ülesse. Nüüd on vist aeg hakata palvetama. Ma ei tea, kus ma olen. Äkki palvetaksime? Tänu ees me leiaksime Adele üles, et me leiaksime ta kohe üles. Kallis Jeesus, palun, et ma leiaksin enda sõbrad ülesse ja palun, et ma ei tunneksin hirmu. Aamen.
ja palun, et me keegi enam ei eksiks siin ära, et me jõuaksime ilusti, saaksime siit välja ja õnnista meie päeva. Aamen. Amen. Oi, vaatame äkki siin ukse taga on. Me otsisime sind igalt poolt ja palvetasime, et me su leiaksime. Mina ka palvetasin, aga kuidas me siit nüüd välja saame? Meie teame teed. Tule siit. Vaata, mis siin maas on. See on ju mingi nael. See nael näeb välja siuke nael, millega Jeesuse risti löödi. Mõtle, kui valus see pidi olema. Jeesus kannatas tõesti nii palju meie pärast, aga see nael tuletab mulle meelde seda laulu, mida me väiksena laulsime. Haud tühi on. Me tulime ju ka praegu suurest hauast. Oota, kas sa mõtled seda laulu? Haud tühi on, ma seda tean uudisest kõigile. Tühi on, ma seda tean, uudisest kõigile rääkima pean. Jeesus on hauast üles tõusnud, kõigile kuulutama. Jeesus on ainus päästja maailmas, Jeesus on sama eile täna ka. Jeesus on minu issand, armastab mind, tahab aidata ka sind. Haud tühi on, ma seda tean, uudisest kõigile rääkima pean. Jeesus on hauast üles tõusnud, kõigile kuulutama. Jeesus on ainus päästja maailmas, Jeesus on sama eile täna ka. Jeesus on minu issand, armastab mind, tahab aidata ka sind. Jeesus on ainus päästja maailmas, Jeesus on sama eile täna ka. Jeesus on minu issand, armastab mind, tahab aidata ka sind. Oi, tere lapsed! Tere. Kas te tuleksite mulle korraks appi? Ja muidugi. Ma nüüd toolid. Nii, pange siia ette rittad. Vaat selle paneme siia, sina paned siia kõrvale. Üks pane siia vahele. Vaat sedasi, väga hea. Nii, aitäh teile abi eest. Oota, aga meil on teile ju mitmeid küsimusi. Mitmeid küsimusi. No ole hea, küsi. Kus Jeesus elab? Kus Jeesus elab? Jeesus elab meie südames ja Jeesus elab taevas. Kuhu me satume, kui me sureme? Kuhu me satume, kui me sureme? Piiblis on selline salm. Näete, mul on piibliraamat ka siin. Ja siin piibliraamatus on kõik juhised ka selle kohta, kui sa küsid, et kuhu me satume, kui me sureme. Piiblis on õige mitmeid salme selle kohta ja selgitusi, aga me praegu avame Johannese evangeeliumi 3. peatüki ja siin on kirjutatud nõnda. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukku, vaid tal on igavene elu. Ja see on ka vastus sinu küsimusele, kuhu me sattume, kui me sureme. Me sattume Jeesuse juurde ja taevasse, kuna Piibel ütleb, et kes usuvad Jeesusesse Kristusesse, nendel on igavene elu.
miks Jeesus pidi üldse ära surema? Rooma kirjast me loeme, et kõik on pattu teinud ja Jumal siis saatiski oma poja Jeesuse Kristuse siia maailma ja tema suri meie kõigi pattude eest, et me saaks need patud andeks. Miks inimesed tähistavad munade pühi? Munade pühi tähistavad ja ma usun, et te olete kuulnud ka sellest, et sellel päeval koksitakse mune. Olete koksinud? Jah. Kuidas nende munade koksimisega on? Vahe läheb muna katki, aga vahepeal sa võidad ka. Ja muna on ka selline asi, mis sümboliseerib meile elu ja valgust. Need munad on ka meile valgurikkad ja kasulikud igapäevaseks tarbimiseks. Aga kuidas saab keegi üldse surnuist üles tõusta? Ja Jumal on kõik võimas, tema võib kõike teha. Tema võib kõiki ka surnust äratada, ta võib meid terveks teha, lisaks kõigele sellele, et ta meile annab tarkust ja rahu ja kõike, mida me siin igapäevaselt vajame. Tema võib ka surnust äratada. Kuidas sina oma peres oled tähistanud ülestõusmispühased? Mina kasvasin kristlikus kodus ja meie kodus tähistati ülestõusmispühi, kui ma juba väike laps olin, teie vanune, mul on meeles. Ja samamoodi suurel reedel, kui Jeesus suri Golgata ristil, käisime kirikus ja siis tuli vaikne laupäev, kui ta oli hauas. Sellel päeval värviti mune ja valmistati pidulikud road, pidulikud riided ja läksime kirikusse. Nii et tere tulemast teile ka kõigile esimesel ülestõusmispühal kirikusse. Nii tore, et me saime kõikidele oma küsimustele vastused. Ja täna oli täitlusrohke päev. Adele, mis sulle täna kõige rohkem meeldis? Mulle meeldis Postini käikudes peitust mängida, aga mis sulle meeldis, Jaak? Minu lemmik oli praegult siin selle pastoriga rääkida. Ma olen kindel, et kui Jeesus üles tõusis, et see on kindlasti kristlaste jaoks parim uudis maailmas. Jeesus elab!